Kui te aias ringi vaatate, siis kindlasti näete nii mõnelgi puhul peale taimede ja õieilu veel midagi põnevat. Mesi. Täiesti võimalik ka linnas. Mesitaru võimalik teha ka prahist. Ingela, sina olid selle projekti üks eestvedajatest. Mis oli selle ettevõtmise mõte? No, peamine eesmärk oli tavainimesele näidata, et tutvustada mesindust üldiselt ja näidata, et on võimalik ise taaskasutatavatest materjalidest mesitaru ehitada. Taaskasutuse idee oli ka Hannes Praksilt pärit, et tema on tegelenud palju just taaskasutatavate materjalidega oma töös ja nii tuli see ideega siis mesitarud valmistada kättesaadavatest materjalidest. Meie siis antud juhul saime oma materjali endisest Kunstiakadeemiast. Vanad molbertid, mööblitükid, kõik kättesaadav. Muide, kas need olid toimivad mesitarud? Mesilased elavad sees ka? Hetkel veel ei ela, aga on plaanis mesilaspered kindlasti sisse panna. Mis neist tarudest edasi saab? Mesitarud ootavad mesilasperesid ehk et tudengid hakkavad aktiivselt mesindusega tegelema ja siis lähevad reaalselt kasutusse. Kas teil on plaanis ka korraldada näiteks õpitube? Meil ei ole jutuks olnud õpitoad kui sellised, et me korraldasime näituse üle prahi, kus siis inimesed said tutvuda, kuidas siis need konkreetsed tarud olid valmistatud. Ehk et sealt saadi informatsioon. Maarja, sina olid üks selle projekti disaineritest. Räägi väheke sellest mesitarust, mille sina lõid ja siis võib-olla oma kolleegide omadest ka. Minu mesitaru sündis koostöös kaasdisainer Egert Uiboga ja meie taru oli selline tavatult eksperimentaalne. Et mitte klassikaline Eesti taru, vaid meie ehitasime Keenia taru, mis on siis laiuti ja lihtsama ehitusega kui tavaline Eesti taru, et ilma raamideta. Ja kasutasime samamoodi siis Vana Kunstiakadeemiast toodud materjale, 2 maalilaude, 2 maalipukki ja sinna juurde veel muud täiendavat materjali. Kuuldavasti kasutasite ka professionaalsete mesinike nõuandeid. Jah, ma arvan, et see näitus oli väga hariv külastajatele ja eelkõige muidugi meile läbi viisid. Neist teistest mesitarudest 2 ülejäänud mesilase kodust, mis seal Kunstiakadeemia ajutise kodu õuel nüüd praegu veel üleval on, kuidas sa neid kirjeldaksid? Minu isiklik sümpaatia kuulub graafiliste disainerite tarule, mis on seal 5-6 ühise autori looming, väga ilusasti dekoreeritud taru, et tõstaksin neid esile.